eesti keelt, erialast inglise keelt, ladina keelt ja valikainena on meil võimalik õppida ka vene keelt. Eesti keelt õpetame erinevatele tasemetele. Näiteks on meil võimalik õppida akadeemilist keelekasutust ja ka eesti keelt riigikeelena. See tähendab siis seda, et see on ette nähtud nendele õppijatele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kelle keeleoskuse tase ei ole nii hea, et kohe õppima asuda õppekavale. See on tugiõpe. Võõrkeelte õpetamisel lähtume Euroopa keeleõppe raamdokumendis fikseeritud ühtsetest keeleoskuse tasemetest ja tunnis õpetame kindlasti nii kirjutamisoskust, rääkimisoskust, lugemisoskust kui ka kuulamisoskust. Mis see on? See on magusad saiad, tallased said. Metsamarja said, vaarikalotsid. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Мне нужно болеутоляющее средство. Что вы рекомендуете мне? Я рекомендую вам ибупрофен. My name is Katerina Rannula, and we, as I told you, we are from Estonia, from Tallinn. Have you heard about Tallinn? Have you been to Tallinn? So we decided. We would like to be invited. We are inviting you. So we decided to come here and try to teach professional medical English. Keele õppimiseks ei pea tänapäeval õpetaja ja õppija olema samas klassiruumis. Meil on väga palju erinevaid abivahendeid, infotehnoloogilisi abivahendeid, mis hõlbustavad keele õppimist ka kaugustusega. Ka meie oleme keeleõppes loonud erinevaid e-kursuseid, kasutame erinevaid veebipõhiseid erialaseid sõnaraamatuid ja äppe. Keelte õppimisel ei pääse aga kindlasti traditsioonilisest sõnade ja väljendite päheõppimisest. Tulevad uued lahendused, tulevad uued võimalused, aga kindlasti sõnade õppimine on kõige alus. Ja lõpetuseks tahangi teile öelda per aspera ad astra.